kevadine lugu, lihtsam versioon. Kommentaariks, et tegelikult võib seda lugu mängida nii, et teil on igas taktis ainult 2 akordi. Kõik läbiminevad akordid võite ära jätta. Ja kui te näete, et näiteks esimeses taktis on juba G-tuur ja siis G-mai 7B bassiga, tegelikult on see ikkagi G-tuur. Et võib täiesti rahulikult mängida ka niimoodi, et siis nüüd olgem ausad, B-moll, kiss bassiga on samuti läbiminev akord, et mitte midagi ei juhtu, kui te seda ära jätate, aga kui seda mängida seal tuleb nüüd, see on see viimane rida esimesel leheküljel. G-tuur fiks bassiga, võib selle mängida, midagi ei juhtu, kui mängida teistmoodi. Siin on võib-olla isegi, kui see F9 on, ta kõlab isegi paremini, kui te mängida tõepoolest selle nagu F9-na. Et see on siis voicinguna selline, et terts, septim ja 9. hääl on siin, meloodia on siin. Siis ta läheb edasi E9, kromaatiliselt liiguvad allapoole. Tegelikult ei ole keeruline. Nüüd vaadake noodis, takt 29 on ka paus. Tegelikult selle koha peal on kinnilöök. Ja siis läheb edasi. Teine salm. Ja nüüd vaatan koodast, 42 takt. Et seal nüüd see rütmika selles originaalis on just niimoodi, et takti alguses on see kinnilöök ja siis teise takti lõpus näita korra seda nooti vaata. Nii selle koha peal on siis samamoodi sünkoop nagu selles akordis. Väga tore käik, meistriklubi käik, mille te võite ära õppida näiteks. See asi on D69, see tähendab seda, et siin on sees 6. aste, mis on B-noot ja S-aste on siin. Et kui me vaatame sama asja siin C-st, see on C69 on selline. Priim, terts, 6. aste, 9. aste. Pool tooni kõrgemalt on D69. Siis rütmika midagi tegelikult väga hullu ei ole, korraliselt sõrmedesse õppida.